Tervist, see on Kristjan. Tänases videos jätkame, mida me tegime eelmisel videol. Kui te mäletate, liigutame me kassi siia tagasi, et kui me liigutame oma kassi selle hiire juurde ja katsume teda, siis töötab AP. Aga nüüd me tahame, et teine hiir funkaks. Teeme nii, et kui me katsume seda teist hiirt, siis tema saba läheb krussi. Läheme siis projekt 3 ja alustame. Nagu mäletate, jätkame samat asja, nagu me eelmisel video tegime. Et eelmisel video me tegime, et kui klõpsata rohelist lippu, siis see ootab, kuni ta puudutab sprite esimest, ehk siis seda kassi. Ja siis ta ütleb AP. Läheme siis vasaku klikkidest, liigutame seda. Ja lisame, et kui klõpsata rohelist lippu, siis võtame selle, oota kuni, mitte millegiks, sest siin ei ole midagi. Oota kuni puudutab sprite esimest, ehk siis see kass. Nüüd me tahame, et ta muudaks välimust ja ta saba läheb krussi. Selleks vajuta kostüümid ning hiirega parema klikkides vajuta paljunda. Ja nüüd kustutame selle asja ära. Nüüd joonistame, vahetame värvi. Ja nüüd teeme see saba natuke pakse, aga pole hullu. Ja nüüd paneme kostüümi esimene, et ta algaks esimese kostüümiga. Ning lähme tagasi skriptima. Ehk siis, kui klõpsata rohelist lippu, oota kuni puudutab sprite esimest, ehk siis see kassi. Ja nüüd me tahame, et ta vahetaks välimust. Ehk siis me peame minema välimus, võta kostüüm 2, sest meie kostüümide all on kostüüm 2C. Nii, nüüd proovime. Ehk siis vajutame rohelist lippu ja nüüd liigutame oma kassi selle hiire juurde. Ja nüüd vaatame, mis juhtub. Boom. Ta muutus. Nii. Aga kui me paneme uuesti rohelist lippu, ta saba on jäänud samamoodi. Selleks on meil vaja vahetada, et alguses, kui me vahetame rohelist lippu, ta muutub kostüüm esimeseks. Nii et võta kostüüm 1. Proovime uuesti. Kui me nüüd vajutame rohelist lippu, ta pani oma esimese saba. Ja võtame selle hiire kätte. Ja näed. Ta saba läks krussi. Aga me tahame veel lisada 3. hiirt. Selleks hiirega siin all paremat klipsates vajuta paljunda. Kui me paljundame, me lihtsalt liigutame ütle appi välja. Ja me lisame. Ehk siis nüüd me tahaks, et see hiir, 3. hiir siin läheks minema. Selleks on meil vaja jälle välimus ja nüüd liigutada peida. Ehk siis, kui klõpsad seda rohelist lippu, see ootab, kuni puudutab sprite esimest ja siis see peidab. Ja lisame ka, enne kui ta ootab seda sprite esimest, ta näitab ennast, nii et liigutame selle siia ette. Ja nüüd, kui me klõpsame rohelist lippu, see näitab ja siis see ootab, kuni puudutab sprite esimest. Nüüd proovime, et lähme esimese hiire juurde, mis me tegime eelmisel videol. Aga ma ei... Ta ütleb AP. Okay. Nüüd lähme selle teise hiire juurde, kelle saba läheb krussi. Nagu näed, tema saba läks krussi. Ja siis lähme, ta on tagurpidi. Ja siis lähme 3. hiire juurde. Ja ta nüüd on kadunud. Ja see ongi kõik. Aitäh vaatamast ja näeme järgmisel videol.